tere, head sõbrad, Järvamaa ja puhta looduse hoidjad. Ma pöördun täna teie poole väikse abipalve ja suure murega, sest ohus on meie põhjavesi ja elukeskkond tervikuna. Ja ma tunnen ennast selles võitluses veidi üksi. Valitsus on hiljuti tutvustanud meile vägagi skandaalseid ja korruptiivseid pakkumisi maksta KOV-idele 1 000 000 eurot preemiat, kui need tuulepargi püsti panevad. Ja lisaks veel 50 000 igale ametnikule, kes siis aitab riigile raha säästa nende preemiana, eks. Keskkonnaameti esindaja ütles üleeilsel konverentsil Tartu Ülikoolis, et küll nad edasi punnitavad ja ka kohaliku omavalitsuse murravad ning tuuletööstusele tee sillutavad. Lisaks on täna maapiirkondades tiirutamas ringi kamp antropolooge, nii-öelda antropolooge, kelle töö eesmärgiks on leida inimesi, kellele see mõte meeldib, et siia tuuleparke teha. Ja või siis, et mis hinna eest neid meeldiks, et palju meile vaja on. Aga mõelge peaga, et kui me räägime taluvustasust, siis tegu ei ole tuluga, sest et see on hüvitis millegi eest, mida sa taluma pead. Et ilmselgelt ei ole midagi mõnusat siis. Ja kui sa südamega vaatad, mitte ahnuse silmade läbi, siis tegelikult ei ole hinda, mida maksta või mille eest me peaksime siis nagu riskima selle pöördumatu kahju tegemisega meie loodusele ja elukeskkonnale, tulevastele põlvedele mõtlemata. Rääkimata hukkunud lindudest ja pöördumatult muutunud maastikest, sadadest tuhandetest tonnidest raudbetoonist meie metsades ja rabades, tonnidest õlist, määrdeainetest ja mürgisest bifenoolaast, mis on selles epopurus, mis ka sadade kilode kaupu tuuganitelt loodusesse puiskab. Siis tuuletööstuse suurimaks vandenõuks on siiski selle ohutus kogu elusloodusele ja inimese tervisele. Üle 30 aasta teemaga tegelenud teadlase Mariana Alves Pereira sõnul häirivad hiidtuugenid ka 40 kilomeetri kauguselt meie und ja ajutegevust, soodustavad migreene, tinnitust, ärevust, lastel õpiraskusi, loodetel normaalset arengut. Ühe soomlaste uuringu sõnul hakkavad kahjulikud mõjud alles 15 kilomeetri pealt taanduma ja vähenema. Ja Lundi ülikooli neuroloog dr. Hakan Enbom on oma teadusettekandes üksikasjalikult kirjeldanud seda, kuidas tuugenitest lähtuv impulsiline infraheli circa 30% inimeste ajutegevust oluliselt häirib. Ja isegi meie Eestis, kus on juba kaebusi Terviseametile esitatud Saarde tuulepargi töötamise kohta, siis 2014 aasta saatis sotsiaalminister Hanno Pevkur toona keskkonnaminister Jaanus Tamkivile ettepaneku koos TTÜ ekspertgrupi analüüsiga, et üle 6 megavatised tuugenid peaksid elumajadest vähemalt 4 kilomeetri kaugusel olema. Täna kavandatakse neid aga vastu kohalike tahtmist ka 1 kilomeetri kaugusele kodudest. Nii nagu enamik piirkondades, nii siin Endla looduskaitse külje all on eriplaneeringuga kavandatud tuulepark, mis hea ilma korral paistab ka 35 kilomeetri kaugusele. Ja praegu on see aeg, armsad sõbrad, et oma suu ja süda lahti teha ja seljad kokku panna. Sest kui te täna oma tugitoolist ei tõuse, siis poole aasta pärast võib juba hilja olla. Et kui me kõik koos selle lei ütleme, siis ei saa ei kohalik omavalitsus ega riik meie esindajatena meist üle sõita, meie tahtest üle sõita. Kui me kõik koos aga vait ja ignorantsed oleme, siis peame kogu selle jama veel kinni ka maksma ning kaebuste korral hiljem pole enam kuhugi põgeneda. Teine oht on meil täna siis teispool Koerut, Pikevere Varangu kanti kavandatava Padaküla tuulepargi näol, kus Väike-Maarja vald ootab kuni 5. aprillini teie kirjasid ja ettepanekuid ning loodab ehk enne suve see planeering kehtestada seal. Nüüd palun ärkame ülesse, et
ma tõesti hoolin meie kodumaast ja laste tulevikust ning annan endast parima, et peatada see meie keskvalitsuse teerull, mis ähvardab kogu Eestimaad ja meie tulevikku. Ja lisaks tuuleparkidele on pea igas KOV-is laualt läbi käinud ja käimas ka uute karjääride avamise taotlusi. Ja meie vallas, siin Järva vallas kõige akuutsem teema praegu on Norra allikate juurde kavandatav karjäär, mis avab sealse põhjaveekihi reostusohule ja muudab kohalikku hüdrogeoloogiat pöördumatult ning loob prognoosimatu suurusega veekogu. Ja seda kõike tahavad nad teha ilma keskkonnamõju hindamiseta. Et ma ei kavatsenud ja ei kavatse siin nagu käed rüppes istuda, kui siukseid plaane hoolimatult heaks kiidetakse. Ja kaebasin Järva valla kohtusse, vaidlustades volikogu otsuse anda nõusolek siis Rava liivakarjääri avamisele allpool põhjavett. Me räägime siin 2,3 meetrit allapoole põhjavett kaevandamist, 200 meetrit enda looduskaitseala piirist rohetuumalal, kus isegi raadamine on keelatud, ja 2 kilomeetrit linnulennult võlingi ja sopaallikatest. Sopaallikas, mille tõmbelehter on circa 15 kilomeetri raadiuses. Ja vallavolikogu võttis vastu selle otsuse toetada seda plaani ka ilma selle keskkonnamõjude hindamiseta, kuna tegu ei olevat looduskaitsealaga ja justkui et seal lähedal elav metsis ja kõik, et küll nad hakkama saavad. Ent keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse järgi on see keskkonnamõju hindamise teostamine kohustuslik, kui mõju Natura 2000 alale ei ole välistatud. Ja kuna see on allpool põhjavett, siis see mõju ongi läbi põhjavee, läbi vesikonna. Ja hoolimata minu vägagi hästi argumenteeritud kirjast, pikkadest põhjendustest ja erinevatest alustest, miks me ei tohi seda teha, mille ma kõigile volikogu liikmetele saatsin, ja üle 20 inimese nimekirjast, kes minuga sama meelt olid, siis minu hämminguks olid lisaks minule karjääri avamise vastu kõigest üks volikogu liige, et Tuuli Anto ajalugu mäletab, et mitte, et ma ainult siis oma loodust ja põhjavett kaitsma peaksime, kui Brüssel seda käsib, aga see peaks olema vähemalt kindlasti laiemalt arutletud ja uuritud, mitte tuimalt ja kiiruga läbi pressitud. Elades ka ise 10 kilomeetri raadiuses kaevandusest, planeeritavast kaevandusest, seisan sellest, et seda sinna mingi hinna eest ei tuleks. Olen ka isiklikult puudutatud. Mul on salvkaev ja me käime seal allikal kogu aeg. Inimesed, kes seal elavad kilomeeter sellest karjäärist, samuti minuga nõus ja toetavad seda, et seda jumala eest sinna ei tuleks. Millegipärast esindajad ei ole sellest veel aru saanud, et ja Järvamaa põlisrahva esindajana ja Järva vallavolikogu liikmena, keskkonnakomisjoni liikmena on mul kohustus seista meie puhta joogivee ja elukeskkonna säilimise eest. Ja antud juhul ma olen veendunud, et me ei tohiks riskida karstialal Norra allikate läheduses mingisuguste karjääride avamisega, kindlasti mitte allpool põhjavett kaevandamisega. Ja ka tulu sellest läheb eraettevõttele ning mõningaselt siis maksu läbi keskvalitsusele ja kohalikele pakutakse siis vaid riske ja sandikopikaid. Et kui ei Keskkonnaamet ega riik, kliimaministeerium ja kui KOV ei seisa, siis meie inimesed peame seisma oma looduse eest. Et see on meie võimalus ja kohustus praegu sõna võtta ja tegutseda selle nimel. Et ma olen 3 aastat Tartu Ülikoolis õigusteadust õppinud ja otsustasin, et ma saan ennast vajadusel kohtus ise ka esindada. Ja tegu on justkui õpiku näitega, millel on 5 õiguslikku alust, mis igaüks eraldi annab põhjuse volikogu otsust tühistada. Keskkonnaõiguses on lai kaebeõigus ja halduskohtul on ka uurimiskohustus, et ise tõendeid koguda ja asjaolusid selgitada. Meie põhiseaduski sätestab igaühe õiguse oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Ja kes siis veel meie looduse eest seisab, eks? Et loodus ise ei seisa. Ja ometi lükkas halduskohus mu kaebuse kui lävepakud tagasi, tehes 2 tööpäevaga peaaegu väga põhjaliku vastuse,
olus, kus siis ma kuulen volikogu ees, et oi, kui kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, et mitu aastat on mingi menetlus seal pooleli, eks. Et kui vaja, siis tehakse väga kiiresti. aga kas see tagasilükkamine on igatpidi vastu haldusmenetluse seadustikku ja kohe on lähenemas siis apellatsioonikaebuse esitamise tähtaeg ja ma teen seda kindlasti ja kui ka keegi teine selle eest ei seisa, siis olgu ma või üksi, ma luban, et ma seisan selle eest, et kaitsta meie inimesi ja loodust. Õnneks ma ei ole üksi, kuid sellegipoolest nii mõnelgi rindel veel olen ja kogu selle valla ning riigi selle rohekäparduse vastu seismine on võtnud üsna suure osa minu ajast. Mitu magamata ööd sõna otseses mõttes, et nii selle karjääri osas, kui mingi aasta tagasi, kui see tuuleparkide asi tuli, siis toona ma ei olnud volikogus kuskil, aga ma otsustasin, et ma lähen ja võtan sõna ja pidasin 2 tundi neile PowerPointiga loengut, tuues 30 teadusartiklit viidetega, kuidas see on kahjulik ühel või teisel moel ja me ei saa edasi minna niimoodi. Toona ka ma ei maganud, ma tegin seda viimase hommikutunnini ja läksin väikse kohvi ja värinaga sinna seda esitlema. Aga sedavõrd tugevam oli see minu sisemine enesekindlus ja teadmine, et ma teen õiget asja ja kui vaja, siis ma pingutan selle nimel sellega, mis mul on, mis on minu võimuses. Võtak. Aga seepärast ma paluski siinpool teie abi ja toetust, ka rahalist toetust, et anda hoogu ja võimalust selle teemaga kõigi oma kohustuste kõrvalt tegeleda. Et vallavolikogu liikme ja komisjoni juhi tasust jääb pea pool puudu, et maksta ka need elektriarved, mis meil siin jaanuari-veebruar päris korralikult. Tegelikult tagajärg kogu selle elektrisüsteemi majandamise, kogu energeetikasektori äparduste tagajärg on see. 3 lapse isa, taluloomad, venivad tähtajad, mitu põnevat projekti, aga praegu on tõesti raske ja me ei küsiks seda abi, kui me seda ei vajaks. Et tähtajad nii ringkonnakohtu kaebuse esitamiseks kui arvete tasumiseks on kohe siin, aga kummastki ma loobuda ei kavatse. Nii otsustasingi maailmale ja teile võimaluse anda, et end selles pingutuses toetada lasta. Sest me ei võitle siin mitte enda eest, vaid meie kõigi eest.